Tere, armas teeline! Tänast teist mõtisklust piibli prohvetikuulutuste üle alustan mõttega Johannes esimesest peatükist salmist 29. Järgmisel päeval nägi Johannes Jeesust enda juurde tulevat ja ütles: vaata, see on Jumala tall, kes kannab ära maailma patu. Prohvetikuulutuste, näiteks ilmutamise raamatu tänapäevaste tõlgitsuste üheks suurimaks probleemiks on see, et need ei võta arvesse ilmutusraamatu iidseid juuri. Ilmutusraamatu kirjapanija eeldab, et Vanatestamendi tundmist ja kasutab mõisteid, mis pidanuks olema tema kuulajaskonnale teada ja tuntud. Kuigi on kasulik otsida kogu piiblist üles salmid, mis sarnanevad ilmutamisraamatus õpitava piiblitekstiga, on olemas tüvitekstid, mis loovad aluse selle raamatu mõistmiseks. Eriliselt võiks silmas pidada Moosese esimest raamatut, kus kirjeldatakse, kuidas meie maailm laskus patukaosesse. Peaaegu iga põhimõiste, mida ilmutamisraamatust nimetatakse, esineb mõnel kujul piibli esimestes peatükkides. Täna võtan vaatluse alla osa ilmutusraamatule omaseid suuri mõisteid. Kuna neid on palju, valisin mõned ilmestamaks tähtsamat mõtet. Ilmutuse raamatu iidsete alusmüüride mõistmine võimaldab õppijal näha piiblitekstis olevaid arvukaid varjundeid, mis edastavad teadmisi inimkonna, Jumala ning meie universumis ja seega meie elus peetava võitluse kohta. Akadeemilised programmid algavad valdavalt üldülevaatega. Kursusega, kus on jutt üldistest ja peamistest põhimõtetest, mis panevad aluse edaspidistele õpingutele, kui õpilane sügavamalt teemasse kaevub. Samamoodi märkad sinagi piiblit läbi lugedes kiiresti, et ka Jumalal on Mooses esimeses raamatus ülevaatlik kursus, kus ta tutvustab mõtteid, mida üksipulgi uuritakse kogu piibli ulatuses. Ühesõnaga, kui mõnd mõistet või sümbolit piiblis esimest korda mainitakse, eelkõige just Mooses esimese raamatu esimestes peatükkides, siis avastad, et vastavast mõistest antakse üldine ülevaade, mis aitab aru saada, kuidas seda edaspidi kasutatakse. Osa piibli õppijaid nimetab seda esmamainimise seaduseks, ehk õigem oleks kasutada seaduse asemel sõna põhimõte või koguni muster, sest tegu ei ole kindlasti raudse reegliga, vaid sellel on palju erandeid. Muster, mis näib esile tulevat nii piibli uurimise puhul üldse, kui ka piibli prohvetikuulutuste uurimise puhul on järgmine. Jumal annab oma lastele teavet aeglaselt aja jooksul, alustades põhimõistetest ja laiendades seda aastate või lausa sajandite jooksul mitu korda. Olgu näiteks järgnevad tunnistused prohvet Jeesajalt esmalt peatükk 40. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, kui issanda tuul puhub selle peale. Tõesti, rahvas on nagu rohi. Rohi kuivab ära, õieke närtsib, aga meie Jumala sõna püsib igavesti. Või prohvet Malakialt 3. peatükist, sest mina, issand, ei ole ennast muutnud ja teie, Jaakobi lapsed, ei ole otsa lõppenud. Ja lõpetaksin selle rea Heebra raamatu 13. peatüki tunnistusega: Jeesus Kristus on seesama eile, täna ja igavesti. Suur osa tänapäeva maailmast räägib tõe asemel hoopiski tõepärasusest, sest eeldatakse, et tõde on midagi vormitavat, mida saab ajapikku muuta. Mõningatel juhtudel kaheldakse lausa tõe kui sellise olemasolus. Aga kui Jumal on kehtestanud tõe, siis tema ei muuda oma meelt. Niipea kui Jumal hakkab oma rahvale tõde õpetama, saame arvestada sellega, et kui samu piibelike põhimõtteid või teemasid korratakse, ei muuda need oma tähendust, vaid tähendus saab hoopis selgemaks.
Prohvetikuulutuste tundmaõppimiseks on seega mõistlik omandada hea arusaamine Moosese esimesest raamatust, kus kohtume paljude põhimõistetega, mida selgitatakse esimest korda. Seejärel võta need põhiteadmised endaga kaasa, kui uurid piibli muid osi. Piibli sõnum on ühene. Jumal on armastus. Esimese Johannese 4. peatükk ütleb, Jumal on armastus ja kes jääb armastusse, see jääb Jumalasse ning Jumal jääb temasse. On tähendab alaliselt, pidevalt, enne loomist, pärast loomist, igavesti. Jumal on armastus. Tema loomus, tema seadus on armastus. See on alati nii olnud ja see saab ka alati nii olema. Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab. Kelle teed on igavesed, neis ei ole muutust. Tema juures ei ole muutust ega varjutuste varju. Seega, armastus motiveerib kõiki prohvetikuulutusi. Armastus on prohvetikuulutuste mootor. Miks Jumal suhtleb meiega sümbolite kaudu? Miks on sümbolid vahest koguni eksitavad? Miks Jumal inspireeris prohvetikuulutuse ülestähendust selliselt, et seda on vahest keeruline mõista? Vastus on olemas. Sest tema on armastus. Sest tema armastab sind. Miks Jumal üldse andis prohvetikuulutused? Sest ta armastab sind. Miks kasutas Jumal heebrea sümboleid teades, et heebrea rahvas ei jää edaspidi vahelüliks, mille abil jumalikku tõde maailmale esitatakse? Miks ta nii toimis? Sest ta armastab sind. Miks on prohvetikuulutustes 7 pitserit, 4 hobust, 7 pasunat, 7 nuhtlust? Seda ainult armastuse tõttu, mitte inimliku armastuse tõttu, jumaliku armastuse tõttu, milline ei muutu kunagi. Niipea, kui omistame mõne muu eesmärgi või motivatsiooni, jõuame väära järelduseni piibli prohvetikuulutuste eesmärgi suhtes. Jah, me saame täpsustada, kuidas need asjad näitavad Jumala armastust, kuid selle aluseks on armastus. Inimlik väljend ehk sõna ühenduses armastusega on ebapiisav ja puudulik. Mida saame öelda sõna armastus esmase esinemise kohta pühakirjas? Armastuse kui kontseptsiooni esmane esinemine pühakirjas annab pildi sellest, kuidas sellest räägib kogu pühakiri. Jutt ei ole sellest, kuidas seda näeme Eedeni aias suhetes inimese ja Jumala vahel. Ka mitte esimese abielu sisseseadmisel. Sa võib-olla eeldad, kuna Jumal on armastus, siis peaks sellest küsimusest kindlasti olema mingitki vihjed kohe pühakirja alguses ja esimeses peatükis ja esimeses salmis. Jumal tegutseb enamasti nii, et näitab ja inspireerib. Pelgalt sellest rääkimine ei vii üldjuhul pärale. Luba, et ma selgitan veidi. Jumala armastust näeme tema loomistöös. Kõik on tema poolt valmistatud. Kõik on täiuslikult planeeritud. See on koguni üksjagu keeruline, aga miski ei ole 2 silma vahele jäänud. Ja siis, kui kõik on valmis, ilmub sõna täpselt õigel ajal. Kuna kõik on näitlikustatud sellisel moel, siis polegi enam vaja mingit seletust. Üks asi on midagi sõnul seletada ja hoopis teine lugu on midagi kogeda. Eriti emotsionaalselt suurelt kriisi kogemuses. Võib-olla vahemärkusena öelda sedagi, et esimese Moosese raamatu esimesse 21. peatükki on kokku pakitud 2000 aastat inimkonna ajalugu. Ja siis tuleb 22. peatükk, kus Jumal kutsub Abrahami ohverdama oma poega, ainsat poega. Abraham ja Isak osalesid Jumala poja ohverdamise draamas. Nad tegid seda usus, samm sammu järel. Kuid selles loos ei ole kordagi öeldud seda, kui väga Jumal meid armastab. Ja siin see on siis. Ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temale, Abraham, ja tema vastas, siin ma olen. Ja tema ütles, võta nüüd Iisak,
oma ainus poeg, keda sa armastad. Ja mine Mooria maale ning ohverdada seal põletusohvriks ühel neist mägedest, mis mina sulle nimetan. Sa panid tähele, armastust kirjeldatakse pühakirjas esmakordselt suhetes isa ja poja vahel. Kui öeldakse oma poeg. Abraham võinuks arvata, et Jumal mõtles tema sulast Eliezerit. Esimese Moosese 15. peatükis, kus Abrahamil polnud lapsi, oli ta toonud oma perre Eliezeri, kellest pidi saama tema pärija. Aga Jumal ütles, sinu ainus poeg. Ja sellest Abraham võinuks järeldada, et Jumal pidas silmas hoopis Iismaeli. Seejärel Jumal ütleb sõnaselgelt Iisak. Me võiksime arvata, et Iisaki nime panemisest ei saa kuidagi mööda. Jumal astus sammu kaugemale, kõrvaldades igasuguse kahtluse, keda sina armastad. See detail, kuidas Jumal ulatus Abrahami südamesse, tuvastab selle, kelle Jumal valis väljaspool igasugust kahtlust. Tegemist polnud pelgalt õige nime nimetamisega. Selleks, et illustreerida taevase isa armastust, oli vaja Abrahamil, kes oli isa, anda oma poeg, keda ta armastas. Armastuse lätteks ei ole inimene. See saab alguse armastavast isast pojale ja siis Jumal armastab meid sedavõrd, et anda, keda ta armastab. Eelpool öeldu viib meid esimese teksti juurde Johannese evangeeliumis, kus kohtame sõna armastus. See on muidugi Johannese 3:16. Korda koos minuga neid sõnu, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei saaks hukka, vaid et temal oleks igavene elu. Nii on Jumal maailma armastanud, et ta on andnud. See on sõnum Jumalalt. Siin on midagi ühist selle tunnistuse ja Abrahami ning Iisaki kogemuse vahel. Jumal andis oma ainusündinud poja. Abraham andis oma ainusündinud poja. Abraham sai usu läbi Iisaki tagasi. Jumala poeg äratati üles surnuist. See oli tunnistus sellest, et tal on võimus surma üle. See on armastus. Andes Jeesuse Kristuse kui ohvri patu eest. Mõõtmatu väärtusega kingitus, sest tema on see, keda isa armastab. See on armastus, mis seisab kõigi prohvetikuulutuste taga, ehitatud Jeesuse ohvrile, mis on Jumala armastus, sest Jumal on armastus. Me saame öelda tegelikult koguni nii. Jumal ei saaks anda piibli prohvetikuulutusi andmata oma poega. Poleks midagi ennustada, polekski vundamenti. Kuid Iisak küsis väga olulise küsimuse. Loeme tekstist 1. Moosese 22. peatükist. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa. Ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe, siin on tuli ja puud. Aga kus on ohvrid all? Ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvrid alle, mu poeg. Nõnda läksid mõlemad üheskoos. Kui ristija Johannes nägi Jeesust tulevat Jordani äärde, kus tema oli parajasti inimesi ristimas, hüüdis Johannes, vaata, see on Jumala tall. Jeesus on ohvrid all. See on pühakirja sõnum. Heebra keeles koguni Jumal annab iseend kui tall. 2. Moose 12. peatükis öeldakse, ja pärast neid sündmusi kiusas Jumal Abrahami ning ütles temale, Abraham, ja ta vastas, siin ma olen. Ja ta ütles, võta nüüd Iisak, oma ainus poeg, keda sa armastad, ja mine Mooria maale ning ohverda seal ta põletusohvriks ühest neist mägedest, mis ma sulle nimetan. Ja Iisak rääkis oma isa Abrahamiga ning ütles, isa, ja tema vastas, siin ma olen, mu poeg. Siis ta ütles, näe,
siin on tuli ja puud, aga kus on ohvritall? ja Abraham vastas, küllap Jumal vaatab enesele ohvritalle, mu poeg. nõnda läksid mõlemad üheskoos. Teise Moose 12. peatükis oli Jumal andnud Iisraelile korralduse, öeldes, selle kuu 10. päeval iga perevanem võtku tall, igale perele tall. Tall olgu veatu, isane, 1-aastane. Võtke see lammastest või kitsedest. Siis kogu Iisraeli kogunenud kogudust tapku see õhtul ja nad võtku verd ning võitku ukse mõlemaid piitjalgu ja pealispuud kodades, kus nad seda söövad. Siis käin mina sel samal ööl Egiptuse maa läbi ja löön maha kõik esmasündinud Egiptuse maal. Ja kui ma näen verd, siis ma ruttan teist mööda. Kus on ohvritall? Tall on veatu. Tall tapeti. Talle verega määriti kodu ukse piitjalgu. Talle veri pakkus kaitset ja päästet, vabanemist. Talle tõttu hävitav ingel läks mööda. Tall võttis Iisraeli laste koha, võttis sellele nende karistuse, et nemad võiksid elada. Jumal lisas 3. Moose raamatu 5. peatükis, aga kui ta jõud ei luba tuua pudulojustest, siis ta toogu Jehoovale süüohvriks selle eest, millega ta on pattu teinud, 2 turteltuvi või 2 muud tuvi. 1 patuohvriks ja teine põletusohvriks. Seega siis talle asemel, kui pere on vaene. Kuid sellegi ohvri otstarve oli sama, pühitsev ohver patu eest. Aga kus on ohvritall? Tall sai ohverdatud minu patu tõttu. Prohvet Jeesaja ütleb 43. peatükis, vaata, mina teen hoopis uut. See juba tärkab, kas te ei märka? Ma teen kõrbegi tee tühjale maale, jõed. Aga ei ole sina, Jaakob, mind kutsunud. Ei ole sina, Iisrael, minu pärast vaeva näinud. Sina ei ole mulle toonud oma põletusohvrite lambaid ega ole mind austanud oma tapaohvritega. Mina ei ole sind pannud orjama roaohvriga ega ole vaevanud viirukiga. Kus on ohvritall? Ohvritalle rahvas on tema unustanud. Nad keeldusid teda tunnustamast. Prohvet Jeesaja ütleb 53. peatükis, teda piinati ja ta alistus ega avanud suud nagu tall, keda viiakse tappa, nagu lammas, kes on oma niitjate ees vait. Nõnda ei avanud ta oma suud. Kus on ohvritall? Tema surmatakse. Ta ei osuta vastupanu. Ta ei tõrgu. Ta oli valmis surema. Järgmisel päeval näeb Johannes Jeesust tulevat tema juurde ja ta ütleb, vaata, see on Jumala tall, kes võtab ära maailma patu. Kus on ohvritall? Näib, et risti Johannes vastab Iisaki küsimusele. Johannes nägi, kuidas patused meelt parandasid ja lasid endid ristida. See oli sümbol surmast patule ja uue elu algusele. Ja Mattuse 3. peatükis loeme, taevast kostus Jeesuse ristimisel hääl. See on minu armas poeg, kellest mul on hea meel. 1. Moose 22. peatükist ühenduses Iisakiga hääl taevast peatas Abrahami ja teatas lahendusest. Ja lahenduseks oli tall, milline oli kinni rägastikus, millise Jumal oli valinud ohvriks. Aga kus on siis ohvritall? Tall on siin, kui meie pattude kandja ja ohver. Tall tuli kui meie asendusohver. Sest piibel ütleb, et härgade ja sikkude veri ei olnud suuteline meid pattudest vabastama. Seda suutis üksnes Jeesuse veri, veatu Jumala poeg, tall, kes oli tapetud maailma algusest. Sest meid on lepitatud Kristuse kui veatu
ja laitmatu talle kalli verega. Kus on ohvritall? Ohvritall on veatu. Ohvritall oli ristil minu pattude tõttu. Ta võttis minu koha. Ja Ilmutamise raamatu 5. peatükis nüüd saamegi lugeda ja ma nägin keset aujärge ja 4 olendit ja keset vanemaid seismas talle, kes oli otsekui tapetud. Ja tal oli 7 sarve ja 7 silma, mis on Jumala 7 vaimu, kes on läkitatud kogu ilmamaale. Nime tall kohtame Ilmutamise raamatus koguni 29 korral. Kus on ohvritall? Tall on taevases trooniruumis. Tallel on autoriteet avada kirjarull ja sealt lugeda. Ja Ilmutamise 5. peatükist jätkatakse. Ja kui ta oli võtnud raamatu, siis need olendid ja need 24 vanemad heitsid maha talle ette. Ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid, sina oled väärt võtma raamatut ja lahti tegema selle pitsereid, sest sina oled olnud tapetud ja oled oma verega Jumalale ostnud inimesi kõigist suguharudest ja keeltest ja rahvaist ja pagana hõimudest. Kus on ohvritall? Tall on võidukas, talle kummardatakse, tall on meid lunastanud. Ilmutamise 6. peatükis öeldakse, ja nad ütlesid mägedele ja kaljudele, langege meie peale ja varjake meid selle palge eest, kes aujärjel istub, ja talle viha eest. Kus on ohvritall? Tall tuleb omadele järele. Tall on armastus ja kohtunik. Kuid Ilmutamise 7. peatükk ütleb, pärast seda ma nägin ja vaata, suur hulk rahvast, keda ükski ei võinud ära lugeda kõigist rahvahõimudest ja suguharudest ja rahvaist ja keeltest. Need seisid aujärje ees ja talle ees, riietatud valgesse rüüdesse ja palmioksad käes. Ja nad hüüdsid suure häälega ja ütlesid, õnnistus meie Jumalale, kes aujärjel istub ja tallele. Kus on ohvritall? Tal on koos lunastatutega, tal on koos oma lastega taevas. Ilmutamise 12. Ja nemad on tema võitnud talle vere tõttu ja oma tunnistuse sõna tõttu, ega ole oma elu armastanud surmani. Kus on ohvritall? Talle veri toob tema rahvale võidu patu üle. Tall annab oma rahvale julgustuse teda järgida, mis ka ei tuleks. Ilmutamise 17. Nemad hakkavad sõdima tallega ja tall võidab nad ära, sest tema on isandate isand ja kuningate kuningas ja ühes temaga võidavad need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad. Kus on ohvritall? Tall võitleb oma rahva eest, tall on võidukas saatana ja tema kaaslaste üle. Ilmutuse 21. peatükk. Ja linnale ei ole tarvis päikest ega kuud, et need seal paistaksid, sest Jumala auhiilgus valgustab teda ja tema on lamp ja ta on tall. Kus on ohvritall? Tall mitte ei viibi valguses, vaid tema on valgus. Jeesus ütles, mina olen maailma valgus. Tall on lunastatutega alatiseks koos. Sa näed, kui meil ei oleks alustala, mõistet, kellest ja millest on jutt, kui räägitakse tallest, siis Ilmutamise raamat võib tõesti tunduda mõistatusena. Jutt on Jeesusest Kristusest. Loojast eraldunud maailmas elamise üks julmimaid külgi on küllap tõsiasi, et iga elu taustal varitseb surm ja iga hetk valmis ründama. Seetõttu täidab surm suurt osa piibli prohvetikuulutustes. Surm on inimkonna tegelikkus, kuid sellest tähtsam on surmaprobleemi lahendus, mis on olemas üksnes Jeesuses ning tema surmas ja ülestõusmises. Surma esmamainimine piiblis ja selle esmakordne esiletulek aitab suuresti aru saada sellest nii olulisest teemast prohvetikuulutustes. See aitab meil hoomata patuprobleemi tõsidust ja annab olulised võtmed mõistmaks Jumala lahendust kõnealusele probleemile. Loen 1. Moose raamatu 2. peatükist. Ja issand Jumal võttis inimese ja pani ta Eedeni aeda harima ja hoidma. Ja issand Jumal keelas inimest ja ütles,
kõigist aiapuudest võid sa küll süüa, aga hea ja kurja tundmise puust sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa sellest sööd, pead sa surema. Ja jätkan 1. Moose 4. peatükist. Ja Kain ütles oma vennale Aabelile, lähme väljale. Ja kui nad väljal olid, tungis Kain oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Aga issand küsis Kainilt, kus on su vend Aabel? Ja tema vastas, ei mina tea, kas ma oma venna hoidja olen. Ja tema ütles, mis sa oled teinud? Sinu venna vere hääl kisendab maa pealt minu poole. Aga nüüd ole sa neetud siit maa pealt, mis oma suu on avanud su venna verd sinu käest vastu võttes. Kui sa harid maad, siis see ei anna sulle enam oma rammu. Sa pead maa peal olema hulkur ja põgenik. Ja Kain ütles issandale, minu karistus on suurem, kui ma suudan kanda. Vaata, sa oled mind ära ajanud siit maalt ja ma pean varjule minema su palge eest ning maa peal olema hulkur ja põgenik. Ja igaüks, kes mind leiab, tapab mu. Ja issand ütles temale, ei sugugi mitte, vaid igaühele, kes Kaini tapab, peab 7-kordselt kätte makstama. Ja issand pani Kainile märgi, et leida teda maha ei lööks. 1. Korintuse 5. peatükis öeldakse, ja meid leitakse siis Jumala valetunnistajad olevat, sest me oleme tunnistanud Jumala vastu, et ta on üksnes äratanud, et ta on üles äratanud Kristuse, keda tema pole üles äratanud. Aga kui Kristust ei ole äratatud, siis on teie usk tühine ja te olete alles oma pattude sees. Siis on ka need, kes Kristuse sees on läinud magama, hukka saanud. Kui meie selles elus oleme lootnud ainult Kristuse peale, siis me oleme kõigist inimestest kõige armetumad. Ja ilmutamisraamatu 1. peatükk ütleb, siin Jeesuse tunnistus, ma olin surnud ning ennäe, ma olen elav igavesest ajast igavesti ning minu käes on surma ja surmavalla võtmed, kinnitab Jeesus. Mida ütlevad need piiblisalmid? Meile selle kohta, miks inimene sureb, mis on surm Jumala silmis ja milline on tema lahendus meie surmaprobleemile. Me ütleme sageli, et surm on elu lahutamatu osa. Aga see ei ole korrektne väide. Surm on elu vastand, elu kadumine, see on võõras sissetungija, mis polnud mõeldud kuuluma meie elukogemusse. Kuigi me ole hakanud surmaga harjuma, tõrgub meie süda ikka tugevalt, kui sellega silmitsi seisame, just kui tajuks kogu inimsugu jätkuvalt, et selle näol on tegemist millegi väga vääraga. Surm on alati valus, kuid mõnel puhul näib surm traagilisem kui teisel korral. Näiteks siis, kui minu laps sureb. Enamasti eeldame, et vanemad surevad enne kui nende lapsed ning oleme hakanud seda võtma tavapärase elukorraldusena. Kuid pühakirjas kirjeldatud esimene surm ei järgi ootuspärast normi. Enne kui Aadam ja Eeva ise surid, kogesid nad surmatragöödiat oma nahal siis, kui nende jumalakartliku poja mõrvas tema jumalakartmatu vend. See oli kohutav ja absoluutselt ebaõiglane. Mõtle Jeesusele. Just nagu Aabeliga juhtus, mõrvasid õelad õige. Milline surm saanuks olla Kristuse omast ebaõiglasem? Milliseid muid paralleele võib veel leida Aabeli surma ja Kristuse surma vahel? Kuidas aitab Aabeli surmalaad meil aru saada sellest, miks on Jeesusel surma ja surmavalla võtmed ning mida Jumal meile temas pakub? Kui surmaprobleem oleks tänini lahendamata, siis miks elada täiesti kasutut, mõttetut ja asjatut elu? Kui tänulikud me peaksime olema Jeesusele selle eest, mida tema on meie heaks teinud. Ilmutamisraamatu põhiprobleemiks on kummardamine. Väärate kummardamissüsteemide algataja ja kehtestaja kohta öeldakse, et ta on lohe ilmutamise 13. peatükis.
Langenud keerupi kirjeldamine roomajana ei ole juhuslik. Ilmselgelt suunab see meie pilgu tagasi Eedeni aeda, kus madu astus paradiisi ning kutsus Aadama ja Eeva järgima teda vastuhakkus loojale. Aga loeme piiblist 1. Moose 3. peatükist. Ja madu oli kavalam kõigist loomadest väljal, kelle issand Jumal oli teinud. Ja ta ütles naisele, kas Jumal on tõesti öelnud, et ei tohi süüa mitte ühestki rohuaiapuust? Ja naine vastas maole, me sööme küll rohuaiapuude vilja, aga selle puu viljast, mis on keset aeda, on Jumal öelnud, te ei tohi sellest süüa ega selle külge puutuda, et te ei sureks. Ja madu ütles naisele, te ei sure, kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Ja pöördume nüüd ilmutamise raamatu 12. peatüki juurde. Suur tunnustäht sai nähtavaks taevas. Naine riietatud päikesesse ning kuu tema jalge all ning pärg 12 tähest tema peas. Ja ta oli lapse ootel ning kisendas tuhudes ja piinles sünnitusvaludes. Taevas sai nähtavaks teine tunnustäht, ennäe, suur tulipunane lohe, kellel oli 7 pead ja 10 sarve ning ta peadel 7 peaehet. Tema saba pühkis ära 3 taevatähti ning viskas need maa peale ja lohe seisatas naise ees, kes oli sünnitamas, et niipea kui ta on sünnitanud, süüa ära ta laps. Ja naine tõi ilmale poeglapse, kes karjasena hoiab raudsauaga kõiki paganaid. See laps haarati Jumala ja ta trooni juurde ja naine põgenes kõrbe, kus tal oli ase, mille Jumal oli valmistanud, et teda seal toidetaks 1260 päeva. Ja taevas tõusis sõda. Miikael ja tema inglid hakkasid sõdima lohega ning lohe sõdis ja tema inglid. Lohe ei saanud võimust ja enam ei leidunud neile aset taevas. Ja lohe heideti välja, see muistne madu, keda hüütakse kuradiks ja saatanaks, kes eksitab kogu ilmamaad. Ta heideti maa peale ja tema inglid heideti koos temaga. Pühakirjas on 2 kohas kirjutatud, et saatan juhib kogu maailma eksiteele. Moosesi 1. raamatus sel hetkel, kui oli olemas ainult 2 inimest ja seejärel ilmutamise raamatu 12. ja 13. peatükis, kus saatana kohta öeldakse, et ta eksitab kogu ilmamaad ning annab merest tulnud metsalisele väe, nii et kogu ilmamaa oli imestunud ja käis selle järel. Piibli prohveti kuulutuste üheks teemaks on suure võitluse muutumatus. Jumala isaloom ja tema sõna ei muutu ning samuti ei muutu kuradi püüdlused. Kuna suure võitluse olemus ei muutu ja kuna meile on prohvetlikus pühakirjas antud selged juhised, suudavad kristlased õnneks suundumusi läbi sõeluda ja hakkavad taipama, kus võivad olla lõksud meie elus. Jumal on alati see, kes ta on. Ja sama saab öelda ka kuradi kohta. Saatan võib kanda 1000 maske, aga inimkonna aastatuhandete pikkune ajalugu käsikäes ilmutusraamatus kirjeldatud prohvetliku sündmuskäiguga näitab, et ta ei kaldu iial kõrvale Eedenis kasutatud mängukavast ehk skeemist. Jumal on tõotanud anda meile tarkust ja eristamisvõimet ning kui usaldame pühakirja tunnistusi, ei pea me langema kuradi valedesse. Kahjuks on paljud neisse langenud ja väga paljud ja veel koguni enamus langeb veelgi. Mõtle sellele, kuidas kultuur ajapikku muutub. Ühiskondlikud normid ka muutuvad. Seda, mida peeti kord vastuvõetavaks, ei peeta enam ja vastupidi. Hoides meeles, et suure võitluse põhiteemad ja põhitegelased ei muutu, mida peaks kristlane arvestama muutuva kultuurimaastiku uurimisel? Kas sa märkad, et su praegune kultuur kordab algseid valesid, mida kurat välja ütles, nagu näiteks te ei sure ja te saate otse kui jumalaiks?
paljud maailma religioonid tegelevad lihtsalt ideedega. Neist eristub teravalt kristlik religioon, milles leiduvad ideed kinnituvad kindlalt ajalooliste sündmuste külge. Piibel jutustab sellest, kuidas Jumal on suhelnud inimkonnaga ajaloos ja kui õpime tundma selliseid kokkupuuteid tuhandete aastate kestel, saame palju teada Jumala iseloomu püsivusest. Mõnikord kristlased kurdavad, et nad on väsinud sama asja kuulamisest. Vahel, kui meile iseloomulikku prohvetlikku sõnumit üldsusele kuulutatakse, mõtleme, et oleme seda juba kuulnud ja meil pole midagi uut teada saada. Tõsiasi, et meie sõnum on muutumatu ja järjekindel, ei tähenda aga seda, et see oleks liiga lihtne ega pakuks mingeidki väljakutseid. Hoopis vastupidi, kui õpid tundma meieni jõudnud teavet, mis on pärit piiritu Jumala mõtetest, avastad peagi, et sa ei jõua iial seda teemat ammendada. Üks põhjus, miks ilmutamise raamat kirjutati, oli kinnitada kristlik kogudus kõigiks aegadeks selle ajaloolise sõnumi külge. Ja ustav sõnumitooja on öelnud, mõningaid tollaiseid nooremaid töölisi hakkasid sageli korratud tõed ära tüütama. Soovides midagi uut ja üllatavat, püüdsid nad esitada uusi õpetusi, uusi aspekte, mis küll paljudele väga meeldisid, kuid polnud kooskõlas evangeeliumi põhimõtetega. Seega räägib ilmutamise raamat lisaks tulevikule ka minevikust ning on mõeldud meid hoidma meie ajaloolise usu juurte juures, et originaalsuse otsing ei viiks meid koguni uskmatusse. Oli tore sinuga mõtiskleda, peatse kohtumiseni.